Tere jälle vaatamast ja jälgimast meie Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee väikest televisioonisaadet, kus on stuudios Eerik-Niiles Kross, kes esindab liberaale, Andres Herkel, kes esindab kristlikke demokraate ja Marianne Mikko, kes esindab sotsiaaldemokraate. Me salvestame seda teleusutlust kolmapäeval peale lõunat ja seda on tähtis fikseerida, sest asjad toimuvad meil siin Strasbourgis hooga ja kaunis dünaamiliselt ja on teatud asjad, mis on hetkel veel väga pooleli, mille puhul tuleb öelda, et see on kolmapäev ja pärast lõuna. Kui me tuleme nüüd meie selle Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee nädala alguse ja selle mõtte juurde, mida siis nädala lõpuks võiks tallele jääda, siis ma tooksin välja märksõnad, et korruptsioon on number 1, 2, 3 teema. Teisena on migratsioon, rändepoliitika kui selline, mis on täna kolmapäeva põhiteema. Ja neljapäeval arutatakse terrorismi vastast võitlust, edusamme ja läbikukkumisi, aga siin on veel rida muid teemasid, mis on käsitlemist leidnud nagunii ja mille puhul me tahaksime sõna sekka öelda. Üks on Valgevene, üks on kübersõda, üks on naabruspoliitika. Uuriv ajakirjandus ka. Naabruspoliitika ja uuriv ajakirjandus, mis oli eilne teema, mis läheb ikkagi nagu selle korruptsiooni alla nii ehk teisiti, sest mille muuga uuriv ajakirjandus enne kõike ei tegele kui hämarate tegudega. Aga see esimene ja kõige olulisem vähemasti meil siin ja ütleme Euroopa Nõukogu ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee kui institutsiooni mõttes on ikkagi see, et me oleme püüdnud vääritult käitunud president Pedro Agramuntist saada aprillist alates meie möödunud täiskogust alates lahti saada, aga pole protseduure, sest pole iial eeldatud, et rahvusvahelise organisatsiooni etteotsa võib saada inimene, kes käitub vääritult ja seetõttu meil puudub protseduur, mille põhjal võiks juriidiliselt inimest lahti lasta, tagandada või öelda talle, et astu tagasi, kui ta tegelikult tagasi astuda ei taha. Ja see, mis ongi see põhiküsimus, on see, et kõikidel selles meie Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee istungite ruumis on selge, et mees peaks minema, sest ta käis kätlemas Süüria diktaatori Assadiga. Ta tegi seda venelaste kutsel või palvel või kuidas iganes tegi, kasutas Vene sõjalennukit ja ta väidab, et ta oli ainult Hispaania senaator selle asemel, et öelda julgelt, et käitusin väärituna, kuna olen tegelikult Euroopa Parlamentaarse Assamblee etteotsa valitud, mul on usaldatud selline amet, mul on õigused, aga mul on kohustused ja kohustus ei ole tingimata ja kahtlemata see, et sa diktaatoriga, kelle kätel on veri, kätled ja räägid seda siis, et inimõiguste nimel kõike. Nii et mina väidan, et me oleme poolel teel, me ise oleme siin väga palju sõdinud, Eesti delegatsioon on teinud kõik, mis ta võimuses, kirjutanud alla korduvatele nõudmistele ja paberitele nagu üks mees ja üks naine, kes ma siis delegatsiooni juhina olen. Me oleme olnud eesrinnas ja sütitanud Balti Põhjala 8 riigi koosseisus ka teisi liikmesriike, kes on lõuna pool või ida pool tegema seda sama ja üldiselt oleme praegu kokku saanud lõppkokkuvõttes 140 allkirja veel kord kolmapäeva pärast lõunaks, mis siis tähendab, et see on 2/3 sellest häälte hulgast või inimestest, kes saavad tegelikult tagasi astumist nõuda. Aga nüüd palun, Andres ja Eerik-Niiles, teie panus. Kui tohib, ma asetaksin selle probleemi laiemasse konteksti üldse, et presidendid tulevad ja lähevad, aga rahvusvaheline koostöö selleks, et kaitsta inimõigusi, edendada demokraatiat ja kaitsta inimesi, see ju jääb. Aga Euroopa Nõukogu ajalooga on niiviisi, et minu meelest selline allakäik algas kusagil 90. aastate teisel poolel, kui küll tingimuslikult, aga liikmeks sai Venemaa.
ja kõik need sündmused, mis on seotud nii Abhaasiaga, Lõuna-Osseetiaga, sealt edasi Ukrainaga, Krimmi annekteerimine ja nii edasi, on siin ju oma niisugust mõju avaldanud ja on väga selgelt esile tulnud ka niisugune, ütleme, mitte kõige parema, väga pehmelt öeldes, demokraatia olukorraga riikide koalitsioon, kes on protestinud ühe ja teise lahenduse vastu, seisukohtade vastu, kes on niisugusel pehmemal positsioonil, aga lõpuks reaalsus jõuab nii kaugele, et Venemaa on siin hääleõigusest ilma jäetud, ta on praegu väljas, aga tema loodud probleemid, mitmed tulevad esile ja antud juhul on nad esile tulnud assamblee presidendi isiku kaudu, kes oli, ütleme, niisuguste poliitilise korruptsiooni elementidega siiski kaunistatud rahvusvaheliste raportite poolt, mida mittetulundusühingud Euroopa Nõukogule tegid juba aastal 2012. Et see kõik välja lõi 2015. aastal, kui siin veel üks endine poliitilise rühma juht on Itaalias kohtu all otsese korruptsioonisüüdistusega ja siis nüüd, nagu sa alguses ütlesid, et korruptsiooni teema on keskne teema, siis ta on natukene karikatuursel kujul. Ühest küljest see ulatub assamblee kahtlustused assamblee tippjuhtkonnani, aga teiselt poolt ma ei tahaks nüüd ainult sellest rääkida, või me ei peaks ainult sellest rääkima, et olid ka väga huvitavad korruptsiooni puudutavad raportid, millele Erik siin eespool juba viitas. Täiesti selge, aga Erik, sina? Jah, et mõneti see presidendi tagasiastumise saaga on ikkagi nagu väga indikatiivne selles osas, et mis toimub. Et ühest küljest võiks ju öelda, et jah, et Venemaa ja muud korruptsiooni eksportivad riigid ongi justkui ära mädandanud selle organisatsiooni, mis loodi džentelmenide poolt. Churchill ja Schumann ilmselt tõesti ei näinud ette, et kui president teeb midagi täiesti poliitiliselt vastuvõetamatut assamblee enamusele, et siis ta keeldub tagasi astumast. Et sellepärast arvatavasti ei olegi ka seda tagasi kutsumise protseduuri, et eeldus on vaikimisi, et sellisel puhul astutakse tagasi. Seda pole juhtunud ja siis vastavalt on siin nüüd nagu põrkunud selline küllaltki terve poliitiline väärtushinnang sellise protseduurikaga, et Agramunt ja tema seltskond räägib sellest, et meil ei ole protseduuri ja me ei saa ja kõik on siin, ei ole õiguslikult selge, eks selline tavaline jantimine või juntimine eesti keeles. Aga mis mind on rõõmustanud on see, et tegelikult kui nüüd vaadata seda, mis on siin sellel korral ja ka aprillis suures saalis toimunud, siis ikkagi ju väga selgelt suur osa üle Euroopa kokku tulnud parlamentääre on väga otseselt ja otsekoheselt öelnud, et neile ei sobi, et meie president külastab diktaatorit, teeb seda Vene sõjaväelennukis. Kõik poliitilised grupid on omakeskis otsustanud ja hääletanud, et Agramunt ei esinda enam ENPA-t ja see on ju tegelikult ikkagi päris hea märk, et kui võib-olla siin nii-öelda bürokraadid üritavad bürokraatlikku mängu mängida, siis tegelikult ikkagi see 850 miljonit inimest esindav kogu suudab nii-öelda rohujuure tasandil teha õigeid otsuseid. See vastab väga palju tõele, et on tekkinud terve mõistuse selline selge võidukäik, aga samal ajal, mis mind nagu hämmastab ja hämmastab seetõttu, et ma panen tähele, kuidas tuuakse mängu advokaadid, tuuakse mängu jurisprudents vastuseks sellele, mis on poliitiline tava, mis on terve mõistus ja mis on parlamentarism. Tähendab, et ma nagu märkan seda, et seesama nimetatud härra Agramunt näpus paar advokaati istub oma hotellis ja saadab teie, kuna ta kuulub kristlike demokraatide või EPP hulka, saadab selliseid kirju. Nii, ja seda tegelikult võiks Andres nii-öelda selgelt ütelda, kuidas väljaviskamine käis, sest et see on pretsedenditu ja meil kõigil on kurb ja häbi.
ja seda tuleb tegelikult välja öelda, sest et eriti ma arvan, teie poliitilisel perekonnal on kurb ja häbi seetõttu, et te olete suurim ja kammertooni andev ja kui valetatakse, kasutades selleks ka, et Euroopa nii-öelda teie poliitiline perekond on selle taga, inimene selgelt valetab, siis sellel valel on lühikesed jalad ja väljaviskamine toimus. Aga sa võid paari sõnaga öelda. Tuletame meelde kõigepealt, et Süürias on käinud ka Eesti poliitikuid nagu Yana Toom ja ka Agramutiga kaasas oli ka liberaalide rühma esimees, kes astus ise tagasi. Et see Agramuti juhtum on olnud kummaline just nimelt selle poolest, et mees ei ole tagasi astunud ja see on niisugune minu jaoks on küsimus suuresti ka ikkagi Hispaanias, et miks Hispaania suur erakond siiamaani on tema selja taga ka EPP rühmas, mitte kristlikud demokraadid, vaid Euroopa Rahvapartei on siis see täpne nimetus. Et miks nad teda veel isegi täna hommikul kaitsesid ja püüdsid just nimelt, nagu sa eespool mainisid, selliseid juriidilisi barrikaade ette ehitada, samal ajal kui selge on see, et sellise organisatsiooni puhul kas on poliitiline usaldus või ei ole. On mitu korda öeldud, et seda poliitilist usaldust ei ole ja nüüd asi läks nii kaugele, et ta isegi heideti Euroopa Rahvapartei rühmast välja ja mees on incommunicado kusagil, me ei tea päris täpselt kus ja mehhanismid tagandamiseks puuduvad, see on muidugi laiemalt on see üks osa sellest hübriidsõjast või kuidas seda õigem nimetada on, mis on suunatud sedapuhku rahvusvahelise organisatsiooni vastu ja tema on lasknud ennast ilmselt siin instrumendina kasutada, mis on nüüd need hüved, kui üldse saab olla või see meelehea, mille eest seda on tehtud, sellele praegu vastata ilmselt võimalik ei ole või on väga raske, aga igal juhul normaalse poliitilise käitumise alla need asjad, mis siin on toimunud, kuidagi ei mahu. Jah, on üsna märkimisväärne, et Venemaa on asunud ka Agramunti kaitsma, ilmselt andmata aru, et see võib-olla antud juhul väga palju kasuks ei tule Agramuntile, aga näiteks Vene sõjaväe telekanal Zvezda täna lasi välja uudise, mille pealkiri oli, et russofoobid heitsid välja ENPA pealiku või ENPA pea ja tema kohale asus Ukraina esindaja. Mis on tegelikult sisaldab 3 või 4 fakti viga, aga selline russofoobide uudis oli aga tore, ma arvan, et me oleme siin oma organisatsioonile tuhka pähe raputanud ja sedastanud, et see on meie nii-öelda perspektiivist, Põhjala ja Balti riikide perspektiivist vaadates täiesti mitte tolereeritav olukord ja me oleme teinud kõik, mis meie nii-öelda võimuses on. Aga kui me tuleme nüüd päevakava juurde, et mis sellest korras siiski nagu tallele jääb, siis igal ühel teist on nii-öelda oma sõnum ja oma tegu selle sessiooni vältel olemas, kes on kus võtnud sõna, kes on kus nii-öelda kõrvalüritusel osalenud, et teeks sellise ringi, mille puhul on meil põhjust ka ütleme pool aasta kokku võtta ja pisut ennast siis kiita. Ja mina alustaks võib-olla kiitusega iseendast, et ütlen seda, et mille puhul võiks me kõik rõõmu tunda, et Türgi raport, mis oli möödunud ühe etapi lõppkokkuvõte ja nüüd algas uus etapp Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee ja Türgi vahel, mis on märgatavalt tugevam ja nõudlikum etapp Türgi jaoks. See on tugevdatud järelevalve ja see raport, mille puhul sellest arutelust, kuigi me Eerikuga seal mõlemad olime monitooringu komitees, aga kuna see on kinniste uste taga, siis saab ainult ütelda seda, et ma sain selle raporti, mis on nüüd tugevama sõnastusega ja tugevama mandaadiga
tagasi, mille puhul ma olen nii-öelda siiralt rõõmus ja olen rõõmus ka, et kuigi me ei hääletanud, et Eerik mind toetas ja toetas ka siis, kui märtsis oli meil monitooringu komitee. Võib rahulikult öelda, et tänaseks kõik türklased kardavad sind. See on väga hea. See on väga vastutustundlik, see on karm raport, tähendab, see on üks nii-öelda tugevamaid ja julmemaid tegusid, et panna postmonitooringu all olev riik monitooringu alla, see oli pretsedenti loov, mille puhul võib ütelda küll, et päris palju närvirakke läks kaduma, sest et 80 miljoni ja päris nii-öelda tugeva jõustruktuuriga Türgi on päris osav nendes mängudes. Nii et ma lihtsalt ütlen, et mul on hea meel ja mul on hea meel, et mu delegatsioon on mu selja taga, sest see on selline karm töö, mis alles seisab ees ja seisab ees hääks mitmeks aastaks. Selle Türgi kohta lisaks võib-olla, see on tõepoolest nagu mitmes mõttes ajalooline olukord, et seda ei ole minu meelest kas üldse juhtunud või kui siis väga harva, et mõni riik, kes on nii-öelda sellest monitooringu režiimist välja pääsenud postmonitooringusse, siis viiakse tagasi sinna, see on justkui nagu rangem kontroll siis demokraatia mehhanismide üle. Seda tehti siis Marianne raporti põhjal. Suures saalis läks see hääletus läbi, türklased tegid tohutut tööd selle vastu ja mõneti nüüd seekordne sessioon on ka selles mõttes tore, et oli ikkagi ju tõsine võimalus, et Türgi delegatsioon üldse lahkub ENPA-st selle protestiks ei osale. Nad marssisid eelmine kord ju saalist välja ja sessiooni viimasel poolel üldse kohal ei olnud, aga nüüd on nad ilusasti kõik kohal, löövad Mariannele kulpi ja tundub, et nüüd töö läheb edasi. Ma võin jätkata selle koha pealt, et see on õige, ükski riik ei ole olles kunagi olnud ka sellesama monitooringu komitee esimees, sellest nüüd natukene kaugel ise, aga ükski riik ei ole liikunud monitooringu järgsest dialoogist tagasi monitooringu suunas. Türgi kohta muidugi kahjuks võib öelda, et nad ise selleks ka kõik tegid ja siin on sündimas üks initsiatiiv veel, mis ilmselt nädala lõpus jõuab ka büroosse, see puudutab siis kõrgkoole ja akadeemilist vabadust, mis on ka Türgis nagu üks nendest väga selgetest probleemidest. Puudutab ilmselt ka Kesk-Euroopa ülikooli Ungaris ja nii edasi. Aga Türgi teemal jätkates ma tahaksin vähemalt ühte türklast ka kiita ja see on küll Sün Bilgehan, kes on Türgis valitseva režiimiga küll sellises opositsioonis, aga ilmselt ta naudib natukene rohkem sellist puutumatust kui tavainimesed, kuna tema sugulus Atatürgiga on üldteada. Aga tema oli just nimelt ühe nende kahest korruptsiooniraportist, mis eile olid arutelul, selle autor. Ja tegi seda väga väärikalt ja hästi kokku panna raport parlamendi tööst või parlamentide tööst korruptsioonivastases võitluses ja suhetest uuriva ajakirjandusega ja teha seda nii veenvas vormis, olles ise türklane, kus on nii palju probleeme. Tegelikult meediavabadusega see oli tähelepanuväärne ja kõik need üleskutsed, kuidas kaitsta vilepuhujaid, kuidas kaitsta uurivaid ajakirjanikke, kuidas saavutada see, et see, mis tihtipeale on ainus viis tegelikult korruptsiooni probleemide avalikkuse ette toomiseks, et ta ka sellises kommertsialiseeruvas ja muutuvas meediamaastikus ei läheks mitte kaduma, vaid saaks edasi kesta. See oli selline väga hea sõnum minu meelest. Siin väike lihtsalt meeldetuletus, kes meid jälgivad interneti vahendusel, et see on märkimisväärne number, 150 ajakirjanikku vanglas ja see on Türgi reaalsus ja need signaalid, mis tulevad, see ei ole sugugi lõppvariant ja nii-öelda, et hakatakse vaikselt välja laskma, vaid vangistusi ja vahistamisi võib veel juurde tulla. Nii et see on erakordselt nii-öelda tõsine olukord Türgis ja ütlen ka, et küll Sün on väga kena, haritud ja julge naine, türklanna. Just nimelt naine, sest Türgi nime välja öeldes see võib-olla ei tulnud kohe välja. Kusjuures Türgi valitsuspartei esindajad ju hääletasid kõik selle resolutsiooni vastu üksmeelselt.
nii et jah, see oli päris põnev. Muidugi see korruptsiooni raport kuidagimoodi sattus konteksti tõttu selle jutuks olnud Agramunti tagandamisinitsiatiivi ja üleüldse siinsete ülemuste ja korruptiivsete riikide suhete kontekstis, mis on praegu väga terav teema, siis oli ka ju niimoodi üsna erandlikult arutlusel siis sellesama kõrgete ametnike tagandamismehhanism, mis pandi hääletusele ja kui see oli küll paljude poolt kritiseeritud alguses, et me ei ole mõtet kiirustada ja et üldiselt nii keeruline parlamentaarne organisatsioon nagu on ENPA, neid resolutsioone ja eriti mingit protseduuri muudatust tavaliselt menetleb aastaid. Et see tõesti nüüd tehti ära mõne kuuga, see oli üleeile või eile saalis. Ja kui alguses tundus, et läheb veel suureks vaidluseks, seal oli hulgaliselt parandusettepanekuid vastandlikke erinevatest poliitilistest gruppidest, siis tegelikult see oli minu jaoks oli see väga kuidagi võluv vaadata, kuidas siis seal mitmesaja inimese ees saavutati tõesti selline poliitiline konsensus, et kõik võtsid järjest oma parandusettepanekud tagasi ja see hääletati 99-1 siis algkujul võeti vastu. Et see on päris kõva saavutus. See on märk ja sul on õigus, et see oli ühine mõttetöö tulemus, tähendab, et sellist kaasamõtlemist on tegelikult haruharva. Riigikogus võiks seda ju meil ka olla rohkem, aga kui on ikkagi nii tõsine teema, siis selle puhul iga poliitik tegelikult, kellel vähegi süda ja mõistus on paigas, panustasid ja see lõpphääletus, see oli tõepoolest 99-1, see on nii harv nähtus ja see on märgiline ja see on tähtis. Aga mina kiitsin ennast ja teie kiitsite kaasa Türgiga, aga mis on need Andrese ja Eeriku tegu, mida võiks öelda, et selle Strasbourgi nädala vältel sai tehtud? Minul väga tegusid ei ole, mõned kõned on. Aga üks asi, mis siin jäi võib-olla mainimata, on see, et lõpuks jõudis lõpusirgele Valgevene raport, mis kunagi oli tegelikult ka minu käes, enne kui ma ajutiselt vahepeal assamblees ära olin ja läks läbi ka vähemalt üks leedulaste ettepanek, mis juhtis siis tähelepanu Venemaaga koostöös tuumajaama rajamise ohtlikkusele, et Valgevene on üks mureriik, mitut pidi demokraatia olukord halb ja tegelikult ka iseseisvuse olukord halb, see suur sõltuvus Venemaast, et see migratsiooni teema puhul, millest me ei ole jõudnud ja ilmselt ei jõua praegu pikemalt rääkida, ma tooksin siiski ka sisse selle, et ega migratsiooni teema on täpselt samamoodi läbi põimunud korruptsiooniga. Just. Selle korruptsiooniga, mis toimub siis Vahemere peal ja mis smuugeldab inimesi sisse, et see on üks hull lugu, aga ühes nendest kahest korruptsiooniraportist sain mina väga palju teada näiteks Hispaania poliitilise süsteemi kohta, et seal olid toodud siis need erinevate maade näited ja seal see näide oli siis umbes säärane, et kui sellistes tavalise toimiva poliitilise kultuuriga Euroopa riikides sellise ka suurema omavalitsuse puhul, kui üks erakond võidab valimised, siis ta toob koos linnapeaga võib-olla 2-3 poliitilist nõunikku sisse avalikku ametisse, aga Hispaanias on tavaks tuua neid 100. Ja vaat see on niisugune väga korruptsioonitundlik ja siis kaitstakse omasid ka sel juhul, kui on tegemist ilmselgete prohmakatega. Aga üldkokkuvõttes ma teeksin sellest nädalast küll selle kokkuvõtte, et selline liberaalne poliitiline kultuur ühelt poolt ja ikkagi teiselt poolt selline tugev hoiak inimõiguste ja inimeste vabaduste suhtes, ma ütleks isegi põhjamaine, et see on võitnud ühte teist kultuuri, mis siin
niimoodi ähvardavalt vähkkasvajana organismi peale või organisatsiooni peale oli kasvamas. See on see kaaviari diplomaatia, diplomaatia. No ütleme nii, et ega see võitlus ei ole veel läbi, aga tõepoolest, et praegu tundub, et see nõnda nimetatud põhjamaine väärtuspõhine parlamentaarne kultuur hakkab nagu peale jääma, mis on suurepärane muidugi. Aga tähelepanu ei tohi kaotada, see on ka selge. Et kui migratsiooniraportitest veel rääkida, et neid on siin ju mitu tükki seekord ja ENPA on tegelikult siin viimase paari aasta jooksul, kui ma ei eksi, siis 5 erinevat raportit vähemasti, mõned üldisemad, mõned spetsiifiliselt, näiteks ütleme pagulaslaste õigused või naiste õigused, erinevaid selliseid dokumente vastu võtnud. Osaliselt nad kattuvad, osaliselt on nad sellise raportööri poliitilise tausta tõttu siis vastava värvinguga, on nagu siin liberaalide omad ja EPP omad ja siis on sotside omad. Paratamatult nad kõik natukese arvestavad siis ka nende raportööride oma koduseid valijaid ja poliitilisi hoiakuid. Et ma ütleksin niimoodi, et paljud ju ka ütlevad, et mis üldse on kasu nendest raportitest, et siin kogu aeg võetakse jälle mingisugune deklaratiivne tekst vastu, tehakse igasuguseid soovitusi ja mis siis sellele järgneb, et see ju ei lahenda migratsioonikriisi, mis on ühest küljest tõsi. Teisest küljest, kui võtta need raportid kõik ette ja vaadata neid soovitusi, siis tegelikult nende kogumist saaks ühe päris korraliku Euroopa migratsioonipoliitika. Et kui neid soovitusi tõesti valitsused võtaksid kasutusele ja Euroopa Liit ka, seal on palju soovitusi ka Euroopa Liidule kui organisatsioonile näiteks, võtaks need tõsiselt teha, võiks saada asja palju paremaks. Täna üsna tüüpilisena, täna oli meil siin üks kreeklaste raport, mis maalis Kreekast väga positiivse pildi, kuidas nad on väga tublid ja saavad kõigega hakkama. Meie grupis Aldes oli see suureks probleemiks. Hollandlased ütlesid, et see on ju täiesti naeruväärne, et Kreeka on tegelikult korrumpeerunud ja nad ei saa hakkama ja sisuliselt pärastlõunat esitatakse nii-öelda alternatiiv raport enam-vähem nagu vastuväitena kreeklaste raportile. Nii et eks mõnes mõttes ka selline poliitiliste erimeelsuste väljaelamine käib nende raportite kaudu, aga et panna lihtsalt mitusada Euroopa poliitikut, parlamentaarset poliitikut nende asjade peale mõtlema, kas või mõneks ajaks, et see annab kindlasti lisaväärtust. Et vähemasti targemaks saab natuke. Just. Me oleme vestelnud pool tundi ja tegelikult peaksime minema nüüd suurde saali, et seda rändepoliitika raporteid ja parandusi, mis sinna sisse viia tegelikult tuleks, et neid hääletada. Ja ma arvan, et me võime rahuliku südamega, kui võtta kokku jaanuari, aprilli ja nüüd juuni istungid, et me oleme teinud head tööd. Ja ma soovin oma kolleegidele, delegatsiooni liikmetele, et me peame siin ilusasti vastu lõpuni, vaatame, mis sündmused toovad, aga kuuludes sellesse Balti, Põhjala või Põhjala-Balti 8. gruppi on täiesti selge, mida ütlevad ka siinsed kolleegid, et meie selline vääramatu korruptsioonivastasus ja avatus ja selged ütlemised on tähelepanu pälvinud ja on väga hea, et see formaat, mida me esmaspäeviti nende sessioonide alguses tavaliselt teeme, et arutame 8 riiki läbi, mida me teeme, et see on sellised toreda reflektsiooni saanud, et meie regioon seda võetakse tõsiselt ja mis puudutab korruptsiooni, siis seda võetakse nagu eriti tõsiselt, nii et see on suur rõõm ja ma tänan delegatsiooni liikmeid toreda koostöö eest. Minu meelest me teeme siin märkimisväärset tööd, isegi kui alati Eestis ei saada täpselt aru, et mida nad teevad, aga me ikka jälle tuleme kokku ja siis seda selgitame ja minu meelest need selgitused täna on päris väärt, et kuulata ja panna tähele, mida siis 6 Eesti saadikud aeg-ajalt Strasbourgis siin ette võtavad. Aitäh! Täname sind ka! Aitäh! Aitäh!